Möödunud nädalal jõudis Eesti spordifännideni uudis, et seni peamiselt Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetuse pikaajalise juhina tuntud Marko Kaljuveer on valitud järgnevaks 3 aastaks Eesti Golfiliidu uueks presidendiks. Kaljuveeri sõnul on ta sihid uues ametis paika seatud ning mehe peamiseks sooviks on golfi kui spordiala populariseerimine Eestis. Ma ütleks, et golf ei olegi selline päris sport, et see ei vasta tõele, absoluutselt mitte. Täna on meil tingimused väljakute näol täiesti olemas siin Kuressaare, Otepää, Tallinna ümbruses mitu tükki, Niitvälja ja Jõelähtme. Ja need võimalused on siin head, mängijad on meil ka väga ambitsioonikad, kes juba täna Eesti koondise oma treenivad Hispaanias ja Mark Suursalu on Ameerika Ühendriikides, et tegelikult on meil mängijaid hästi palju, kellele loota ja keda võiks ju tippu viia. Et siis 2 suunda oli ära öeldud, et teha golf rohkem nähtavaks, aidata tippudele kaasa. Meil on väga andekad ja talendikad noored, kes juba täna käivad koostöös oma vanematega ja golfiliit aitab ka jõudumööda ja see ongi eesmärk aidata ka noori, et nad saaksid tegelikult oma lemmikalaga tegeleda ja golfiturism oleks tegelikult see, mida võiks siin väga kõva häälega rääkida, sest miks mitte ka selline slogan, et tule mängi Eestis golfi. Alates 2016. aasta Rio de Janeiro suveolümpiamängudest on golf taas olümpiaala. Viimati mängiti olümpiamängudel golfi 1904. aastal St. Louises. Marko Kaljuveeri sõnul on ka Eesti tipud olümpia endale sihiks võtnud. Lisaks olümpiale ei tohi aga unustada ka teisi golfi suurturniire. 2016 läheb väga-väga raskeks, aga öelda, et me sinna ei üritaks pääseda, see oleks ka vale, et igal juhul üritame, kuigi tõesti on väga väiksed võimalused, aga üldse tippspordis on ju selline, et kui sa ei unista, kui sa ei sea eesmärke, siis sa ei jõua ka sinna. On raske saada Riosse, aga ei ole võimatu ja samas mõtleme tõesti aastasse 2020 Tokyo olümpiamängudele. Sellest ei räägita väga palju ja golfil on tegelikult ju Grand Slam turniirid ja PGA turniirid ja need, kus siis teenitakse raha ja kus kogutakse punkte ja mängitakse ja maailm vaatab ja Tiger Woodsi ja Rory McIlroy'd ja just nende võistluste kaudu. Aga tõesti, olümpia on üks väljund ja kuna Eesti spordis on olümpia väga tähtis, siis ega meiega saa ka olümpiast mööda vaadata. Igal juhul eesmärk on. Marko Kaljuveer töötas 24 aastat Rahvusringhäälingus ning lahkus sealt möödunud aasta suvel. Uurisime, kui raske on minna spordi kajastamisest teisele poole ehk siis alaliitude positsioonile. Praegu elan sisse sellesse olukorda. Ma arvan, et midagi hullu ei ole, seepärast, et tavaliselt kui olin tööl Rahvusringhäälingus ja olin sporditoimetuse juht 14 aastat, siis teisel pool lauda istusid just alaliitude juhid ja presidendid ja peasekretärid ja rääkisid oma kurba saatust ja eluolu, siis nüüd ma olen nagu ise selle poole peal, aga ma katsun ka selle teise laua ääre nii-öelda ära, et ma arvan, et midagi hullu ei ole. Parlamendis on viimastel nädalatel olnud arutluse all Eesti spordi arengukava aastani 2030. Värske Golfiliidu presidendi hinnangul peavad Eesti riigijuhid senisest enam väärtustama tervisesporti. Näiteks tuleks tööandjad vabastada erisoodustusmaksust, mis soodustaks selgelt töötajate sportlikumate eluviiside teket. Võiks nii olla, et tööandja võiks tegelikult maksuvabalt toetada oma inimesi, et ta ennast taas toodaks pärast pingelist tööpäeva ja läheks natuke teeks trenni. Kas mängis golfi või mängib korvpalli või jookseb või läheb jõusaali. Et tegelikult võiks tööandja aidata, aga miks täna tööandja ei aita, on see, et tulevad erisoodusmaksud peale, tegelikult läheb väga kalliks. Ja sellega võiks meie Riigikogu tegeleda. Tänavu sügisel lahkus meie hulgast Marko Kaljuveeri poeg Sven, kelle näol oli tegemist noore ja andeka golfimängijaga, kes kuulus ka Eesti paremikku. Marko Kaljuveeri sõnul asuski ta Golfiliidu presidenditoolile sooviga ajada oma poja algatatud asja edasi. Ma ajan oma poja asja edasi tegelikult Eesti golfis ja tänast päevast seda ei ole, et selles mõttes on mul eesmärk olla nii-öelda tema töö jätkaja ja see oli ka põhjus, mis tegelikult Golfiliidu presidendi nii-öelda kandideerimise soovi vastu võtsin ja kui mind ühehäälselt siis esmaspäeval ära valiti. Nii et ega mul väga pikalt isegi nagu väga mõelda ei olnud, sest golf meeldib mulle ja mulle meeldivad ka need inimesed, kes seal töötavad ja ma ütlen, et nagu ma enne mainisin, et tööd on hästi palju ja suunad on õiged ja äriturism ja golfiturism ja kõik muu ja tippsport rääkimata ja et ma arvan, et kõik lähtekohad ja andmed on Eesti golfis täiesti olemas, et nüüd ole mees, pane see pusle kokku ja hakkame siis ootama vaikseid tulemusi, mis siin aastate jooksul võivad ilmavalgust näha.